Nüüd kükitame siin puu all kiriku kõrval. Nagu paar kodutuid. Tere hommikust, 9. päev. Nagu näha, taaskord natukene hilisem start teie jaoks, sest et me oleme riides. Buss on juba seest korda tehtud ja ma mõtlesin, et ma hakkan siis süü tegema. Meil on täna siis plaan munapudru väikse täissuitsuvorstiga. Öösel sadas taaskord. Meie turbaniga naine juba tuleb tagasi. Ütle tere ka. Tere. Sellega asume süüa tegema. Ja üks siis ennast korda seadma. Voila, munapudru väikse vorstiga. Mina tegin paar rikut juurde, Kristjan ei soovinud. Kohv tõmbab seal ja söök valmis ta ongi. Aga te juba teate, mis see tähendab. See tähendab bon appetit. Sõin siin hommikusööki ja vaatasin õue ja mõtlesin, et näed, et tea, siin on üks vaba koht. Keegi võiks ka ühe bussi võib-olla ehitada. Saaksime siin kahekesi kahe selle vahele, tõmbame suure katuse ja vapsi kõva oleks ja. Mulle väga tahaks. Minul pole oluline. Selles suhtes, et kui on, siis on tore, kui ei ole, siis on ka tore. Ja. Oot, mis me täna teeme? Vaata salgu Mari. Nii, täna siis. Mul küll ei ole peas. Me sõidame siit Jönköpingusse. Ja siis lähme sinna Tuletiku muuseumisse. Mina olen väga elevil. Ragnar on juba reisi algusest peale oodanud. Ja see on ülikõva. Ma avastasin lihtsalt pool muidu. Ma ei oleks muidu vist läinud sinna. Võib-olla oleks tee peal leidnud selle. No, sa sõidad läbi. Jönköpingust Grännasse lähme edasi. Aga nende kahe vahele jääb siuke linn nagu Husqvarna. Ja kes vähegi teab, ma arvan, et kõik enam teavad midagi Husqvarnast. On see sama, kus Husqvarna siis firma asutati ja leiutati. Ja seal on Husqvarna muuseum. Kõik selle tehnika muuseum. Me läheme seda ka vaatama. Ja ei, sellega ei piirdu tänane päev. Siis me lähme Grännasse. See Gränna on mingi kommilinn. Ja see on see nagu, peppermint candy, ehk siis need lutsukommid. Mitte Amsterdam, noh. Sealt tuleb osta kommi. Ja siis Grännast lähme sinna ööbimisse. Jah. Ma juba ammu tahan seda kohukest süüa, aga ma ei saa, sest ma krabistan. Okei, hakkame kohukest sööma. Tšau! Nii, Jönköping, lihtne. Sild, sealpool on Tiku muuseum, kui ka mõlemad kirikud. Lähme vaatame, mis ootab. Nagu te näete, meil on kaustik on ette antud. Nüüd loeme teksti ja tõlgime taas kord. Täpselt nii nagu Talslandis. Hakkab pihta. Jõudsime siia lastelaua taha. Jah. Ragnar holdib endale Tiku kahki. Tuleb välja ka või? Ei või? Persse läks juba. No ikka on tuksis. Said valmis, jah? Natuke äge. Lapsed saavad teha ja nad saavad selle kaasa võtta ja see on jumala hea mälestus. Ja mitte ainult lapsed, nagu näha. Jah. Nii, kus me käisime? Tiku muuseumis. Nii, ja mis sa teada said? Kuidas alustati tikkude tootmist ja kuidas neid toodeti. Aga nüüd? Lähme vaatame, kas me saame siia sisse. Mis asi see on? See on see Sofia kirik või mingi Sofia krükk on. See peaks ka mingi ajalooline kirik olemas. No lähme vaatame. Siin oli vaktsineerimispunkt kirikus. See on küsimus. Peale süstis. Oi. Sulle aga täiega sadab ju. Kristin, oli jutt, et täna ei saja? Ei pea sadama, jah. Miks nüüd sajab?
ma ütlesin, et me peame jalutama enne ära ja siis minema Matchsticki muuseumisse. Jälle mina süüdi. Noh, kuidas Jönköping tundus? Et ma kaadrisse mahus. Jah, ja sõime Nutellaga churrosid. Vabandage, kui me oleme natuke nutellased. Kuidas Jönköping meeldis? Väga ilus linn on. Mõnusa suurusega. Väga uhke. Tikud. Tiku muuseumis tehtud tikukarp. No nagu näha siis, ei mängi saatus meie mänge. Ei, Tiku muuseum oli äge. Linn ise on ka ilus. Mõnus jalutada ringi. Aga ega siin väga palju rohkem midagi teha ei olegi. Et teatud põhjustel peame edasi liikuma. Kell tiksub ka peale. Me lähme Husqvarna muuseumisse. Husqvarna, yeah! Minekut. Me ikka räägime. Husqvarna! Varna! Tere tulemast Husqvarnasse. Muuseum jääb sinna poole. Seal on ka Husqvarna AB ehk siis kontor, ehk siis tehas, ehk siis firma. Lähme vaatame. Ma enne ütlesin ka, et päris huvitav, kui sa mõtle, kui sa pead elama linnas nimega Husqvarna. See on nagu sa elad Värskas, aga jood Vitautost. Nii päris ei käi niimoodi. Aga näete, Husqvarna muuseum on seal. Näed, juba esimesed demotuurid näidatakse. Näed, niimoodi käivad asjad. See on nagu Disneyland. Kui sa siit pileti ostad, siis pärast pead ise tegema. Saad ise ka tulla tegema, jah? Ma arvan, et see võibki üks külaline olla. Ja. Millest see Husqvarna nimi vist tuli, on ka see, et see Husqvarna jõgi jookseb siit läbi. Ja tegelikult nad kirjutavad siin Rootsis seda nagu K-ga. Firma nimi on Q-ga, aga linn ise oli K-ga. Ilus. Päris suur tehas. Jaa. Päris suur. Siin on siis näha Husqvarna erinevaid logosid. Ja kõik esimene on 1620. Jah, Husqvarna alustas tegelikult üldse relvadest. Tänapäeva relvad on mökid selle kõrval, mis see siin on. Peale sõda või peale siis relvade tootmast otsustas Husqvarna, et nad hakkavad õmblusmasinaid tootma. Ei olnud väga edukas see värk. See õmblusmasinate tootmine on väga edukas, aga see on nende esimene vaadata päris ilus. Nimi Husqvarna siis tegelikult kujunes välja sellest kindlusest, mis siin tegelikult tagapool on. See küla, kus see Husqvarna tehas sees on, see algselt ei olnud Husqvarna. See oli hoopis teise nimega, kui hiljem, kui see tehas võttis enda nimeks Husqvarna, siis peale seda ka see küla üks hetk nimetati ümber Husqvarnaks. Aga nüüd jah, et eristada tehast ja küla, siis nende kirjapilt on teine, ehk siis firma on Q-tähega, aga linn on K-tähega. Ja siis tehti ka rattaid. Nad olid üks esimestest suurtest rattaste tootjatest. Nad jäid natukene ajale jalgu sellepärast, et enne neid juba oli Ebesbrukis, mis on siis sellest samast Husqvarna ühest ülespoole. Upstream oli siis juba keegi juba hakanud neid rattaid tegema. Antud isendiga siis saavutati top speed maksimumkiiruseks 159,6 km tunnis. Aga mis selle tsikli puhul huvitav on see, et siin ei ole istet. Siin sa pidid põlvitama. Ja tänu sellele nimetati seda siis läpptoogiks ehk siis sülekoeraks. Ja no muidugi need, mida me siis kõik teame Husqvarnast, on mootorsaed. Alumine on siis see saag, millega siis Husqvarna muutus maailma liidriks selles metsanduse alal. Ülemine saag on siis esimene saag 1969. Esimene saag, millel oli siis anti-vibration system. No seda ei jõua siin isegi ära näidata, mis siin kõik on. Päris hull värk. Ma arvasin, et Husqvarna on nagu Husqvarna. Kus nad võtavad kõik sellest kokku? Ma ei kujuta ette. Mingitel vanadel olijatel, ma arvan, et sinu vanaisal on vapseega vaadata siin neid võistlustsiklid, militaartsiklid, kõik jutud. See juba midagi tänapäevasemat. Ja lisaks, come on, Husqvarna on oranži värvi, mida veel minule soovida tuimas. Ja nüüd siis liigume Husqvarna Today. Murutraktorid, automoverid, all-wheel drive. Näevatavat. See on tuttav aparaat, seda ma olen kasutanud. Nüüd juba olen. Leidsin sulle ka, Kristina, aparaadi. Ma arvan, et sa pead siia kõrva tulema, siis me saame aru, kui suur see on. See on nagu tilluke. Näete, see on saeketi hammas väga suurel kujul.
ja siis on seal veel Husqvarna jalgratas, elektriline jalgratas. Seda ei jõuagi ära öelda ka, et mis siin muuseumis kõik näha on ja seda ei jõua nagu ära ka näidata, et soovitaks ise tulla siia vaatama. Me vaatame, kuidas me saame, sest õues saab vihma. Nii, tere tulemast Grännasse. Jah, siin Grännas on igasugused ilusad vanad majad, aga mis peamine, siin tehakse neid komme. Just nimelt neid komme. Seega me ei tea, kaua need poed lahti on ja tegelikult tahaks süüa, aga me otsustasime, et läheks vaataks enne poest ära mingid koju ja endale võib-olla ja nii edasi. Ja siis sööme. Lähme vaatame. Meeletu valik. Peame vist eraldi video tegema pärastpoole, kuidas, mis siin koti sees on. Koti sees on mõningad asjad, aga pigem on küsimus selles, et miks siin nii lahke poeteenindaja oli. Ta algul ei tahtnud üldse inglise keelt pureda, siis hakkas järsku seletama meile, et Gränna on see kommi pealinn ja bla, eks ole. Aga lisaks sellele on ta siis ka veel selle kuumaõhupalli mingi meka. Siin pidi olema palju kuumaõhupalle, aga ilus ilm peab selleks olema. Täna ei ole näiteks ühtegi. Näete, siia me tegelikult proovisime enne parkida. Sellega läks natukene nihu. Keerasin mina siis sellest järsust tänavast sisse. Parkimiskohta ei olnud ja ega ma seal kallaku peale mahuga ümber pöörama. Seega ma pidin välja tagurdama. Läheme sööma, mul kõhti, nüüd läks kõhti jaoks. Jaa. Mida? Aamustasid katki või? Ühes poes sai proovida neid komme. No on täitsa mingi soolakas on ju. Ei, hapu on. Ei, no ei ole hapu, minust soolane on. Sina olid hapu peale sükast nägu. See on väga hapu. See pood, kus me esimesena käisime. Polka Kriisar. Soovitame siia tulla. See on minu meelest kõige ilusam, kõige nunnum, kõige normaalsemad teenindajad. Siin me kahjuks ei näinud seda, kuidas nad tegid seda värki. Seda näeb teises poes. Aga seda, ei, siin nägi ka, siin on ka see klaas olemas. Igas poes on see klaas olemas. Aga ühes poes me ikkagi nägime ka, kuidas nad tegid seda. Ja no seda ei näha siit. Aga lähme bussi juurde ja vaatame siis edasi. Meil on tänane ööbimiskoht ka veel vaja välja leida. Ja kell on juba 5:30. Kell on juba 5:30, jah. Mis me ostsime? Kõigepealt ostsime endale, esimesena tuli välja endale koju. Ja. Emmas karameller, siin on siis kõik erinevad sees igasuguseid. Selle ma ossin ka endale. Siukseid pulkasid müüdi, ma ei tea, kuidas neid süüakse. Ma ei tea isegi, millised need seest välja. No kõva pulk, ma eeldaks nagu see sealt samast poest, kus me pilti käisime tegemas. Veel ostsime pulkasid. Tutti-frutti pulga. See on Kristini vennale, et ta meie lilli kastis. Sidruni oma. See on Kristinile. Meloni oma. See on mulle. Ja salt karamell. Siis need lähevad kohe söömiseks. Ragnerile punane ja mulle värviline ja need on need pehmed, mis tavapoest saab koosta, aga lihtsalt suured ja pikad. Siin on seesama polka karamell, kas on šokolaadiga seest. See on vanamale ja vanaisale. Need on emmele ja issile. Henri ja Maiger, kui te meid nüüd soolaleivale juba ei ole kutsunud enne, kui see video üles tuleb, siis on siin teile spoiler. Ja kui te ei kutsu, siis te ei saa neid. Ühesõnaga, see oli meie kommisaak ja väga hea Instaxi pildi saime ka. Siukene Instax tuli. Husqvarna muuseumist tegime ka siukse natukene kummitusliku pildi. Väga äge. Ja, meil oli väga tore päev täna. Aga nüüd lähme edasi tegudega, mitte veel bussiga. Me peame otsima hakkama. Jah. Oleme siis tänases ööbimiskohas ja see on hoopis mingi kloostri kõrval. Varemete. Kloostri varemete kõrval siis. Ja olen praegu väga stiilne. Kristjan ütles, et tema läheb sinna möllama. Pani valged papudele. Me hakkasime plätu jalga. Seal on ka tee. Päris tihe liiklus on seal isegi tegelikult. Kostab ikka kogu aeg. Mingi vupsiku taga. Nii et... Ma mõtlen, et õhtuks täitsa vaikub maha. Kes teab? Mis äge? Nagu roostlased ütlevad. Cool. Noh, üks kaldurepi aasta andis sulle kohe hoogu juurde. Pole elus palju rohkemat vajagi kui ühte kaldsteppi. Kaldsteppi või? Ma olen Estanglish.
ma ei saanud aru, kas nad ütlesid meile midagi või ei. Hello vist. No, aga me tüüpilised eestlased olime mingi... Ma ei saanud ka aru. Teed vana hea kerge. Vaadaku ise, kas ma noogutasin talle või lihtsalt komperdasin veidi. Ootane. Tiri! Oota see soit toome olab. Ragnar ütles, et ma pean päeva kokku võtma. Kuule, see soit toome jääb vait lihtsalt. Me joome kohvi praegu. Meil sai see kohvi valmis, mis Ragnar tegi. Ja ta nihverdas ennast hästi kõrvale võikude tegemisest. Tegi mul ühe leveli ära seal mängus ja siis ise mängis samal ajal, siis ütles, et tee mulle võikud. Me ostsime endale väga ilusa mati IKEA-st, aga sellega on üks jama. See matt on nii kõrge, et meil ei tule see kapi uks selle matiga lahti. Või tähendab, ükski kapi uks ei tule selle matiga lahti. Ja siis ta meil kogu aeg siin jalus. Tegelikult peaks õues olema, selles suhtes suveldega ei olekski ilmselt probleemi, aga praegu siin august ja sügis juba. Ja me ei saa seda õues hoida, sest vihma hakkab sadama ja siis juhtub sama nagu eelmise matiga. Eelmise mati me pidime ära viskama. Nüüd see hakkab Ragnar tõmbama neid ümber ja siis see väline kõvaketast teeb hullevat häält kui meie külmkapp. Pane nüüd pausile, teeme siis seekord lõpu ilusama. Võta nüüd päev kokku. Oli tore päev. Kui sa näeksid, milline kaadrisse siit oli. Meil oli täna väga muuseumi rohke päev. Aga väga toredad muuseumid olid. Ja no need kommipoed olid ka nagu muuseumid. See Tiku muuseum oli jälle sama segane nagu see kuramuse Talslandi kanali muuseum. Talslandi kanali muuseum. Kui teete tõlked, siis pange tekstile numbrid juurde, et ma tean, mis kuradi teksti ma tõlgin. Ma võin ju huina-muina kõiki tekste tõlkida. Vahepeal meil ei leinud üles mingid sakslased sama mures. Gränna oli äge. Ja selline päev ta oligi. Seljatugi kukkus selga või? Aita mind. Noh, nagu purk seal. Aita. Oi. Tugevad mehed saavad ise hakkama. Vaata, meil kukub alla ka seal. Kuule, meil läheb katki siin miski. Aita ka. Asi kisub juba imelikuks. Lähme magama. Lähme magama. Head ööd. Head ööd.